Koos jõuludega on saabunud kinkimise aeg. Valiku tegemine on teinekord tõsine peavalu. Inimestele jäävad aga erilised kingitused hästi meelde. Ja nende eriti hästi meelde jäänud kingituste kohta Kuulda raadiose reporterid vastu tulnud inimestelt uurisidki. Küsitluse tulemused, mis vormistatud heade mõtete linnas Tartus, nüüd teie ees ongi. Üks nendest kindlasti on Louise Hay kalender, kus on iga päeva kohta öeldud väga ilusaid lauseid ja soovitusi. Minu kõige meeldejäävam jõulukink on olnud ühel klassipeol, kui meil olid loosikingid ja siis kõik pidid ise midagi tegema. Ja siis minu klassiõde tegi mul ise piparkoogimaja. Ja see oli mega nunnu, sest oli nii palju vaeva näinud ja see oli glasuuritud ja see oli hästi ilus. Uisud. Ma sain ükskord endale uisud. Roosad uisud, aga nüüd mul on need väikseks jäänud. Mina sain kõige meeldejäävama jõulukingi ühe nuku, kellele sai juukseid teha. Telefoni. Kui ma väike siis ma sain endale kutsu, mis on hästi nunnu ja siiamaani olemas. Bambusvartad. Tegelikult ei saa väärtustada nagu kingitust kui asja, vaid kõige parem kingitus on see, kui saab olla oma perega koos. Red Hot Chili Peppersi kontserdipilet. Auto. Kõvasti auto. Taha. Ütleme, et ka ilus sall sulle kingitakse sulle, tualettvesi mingi või ütleme, see, mis kingitakse armsad inimesed, see on alati meeldiv ja hea tunne koha. Ta ei pea olema kallis, ta võib olema odav, aga lihtsalt, et ta on hea saada ikkagi. Minu meeldejäävaline jõulukink oli siis, kui ma sain endale kutsika. See hommikul läksin, ilus tuterdasin alla, istusin maha ja siis läksin, mõtlesin, ma teen mu voodi korda ja vaatan, mis ka siin liigutab. Oi, ma sain endale lemmiklooma ja mõnusad pehme sellise kaisukaru, vaatan. Oi, ta hingab appi, karlisin, killisin minema, seal mingi looma, mingi voodi ja siis ma sain endale kutsika niimoodi. Lume läbides. Kõige meeldejäävam on olnud kindlasti mu arvuti, selle ma sain 2 aastat tagasi. Kõige lemmikum kingitus on Vene ajast pärit selline metallist konstruktor. Sellised nagu metallistud ja plaadid ja poldid, mutrid, mida sai kokku panna, et see oli hullult äge lapsepõlves ja tegelikult oleks praegu ka, kui saaks. Ma sain selle 3000-lise jupilise pusle ja siis ma olin selle väga õnnelik, sest ma panin seda kokku mingi mitu kuud ja see mulle väga meeldib lapsepõlvest. Mu ema ei saa kinkist mulle teisest klassist Rootsi reisi. See oli esimest korda, kui ma välismaal läksin. Varbasokid. Minu kõige meeldejäävama kingituse võib võtta kokku ühe sõnaga ja see on armastus. Ma üldiselt tunnen oma elus hästi palju armastust ja ma mõtlen kõige täpsemalt sellel seda, et kui ma saan olla koos nende inimestega, kes on minu kõrval ja kellega ma saan nautida seda aega. Ma arvan, et kõige meeldejäävam on see aastakingitus, mis ma juba kätte sain, on Läki, mis on mul lihtsalt päästnud selle ilma eest, mis seal väljas on. Ma arvan, et see ongi minu seni kõige meeldejäävam. Raha kõige parem meeldejääv kingitus olnud. Ma vastan sellise imala vastusega, see on südamest, et kõige parem kingitus on see, kui me oleme kogu suguvõsaga Vanamõres maal ühe köögilaua taga. Kui need lapsed tulevad külla, enda poeg ja töökaaslane mängis jõuluvana ja siis ma panin talle suure karu sinna ukse taha ja siis, kui poiss oli juba selline, et teised poisid ütlesid, ega jõuluvana päris ei ole olemas, siis ta ütles, raudselt on olemas, sest tõi, eks ole, päris võõras inimene, tuleb niimoodi koju ja koputab ja täitsa jõuluvana. Ei ole jõulutest midagi meeldejäävat kinki saanud, jah. Aga millal siis saate huvitavad kingitused? Äkki see aasta? Keerlevaid langevaid helmeid